Täna räägime relvadega ohutust ümberkäimisest, lasketiirus ja praktilistest laskevõtetest. Algul räägime sileraudsetest püssidest. Kõigepealt, kõik laskmisest osavõtjad, laskurid ja treeninglaskmisest osavõtjad on kohustatud tundma õppima relva ohutu ümberkäimise ja laskemoonaga ohutu ümberkäimise reeglid ja andma selle kohta vastava allkirja. Teine oluline aspekt on relvade transport. Transpordivahendist püramiidi ja püramiidist siis tulejoonele, konkreetsesse laskepaika. See peab olema läbi viidud võimalikult ohutul viisil. Kõik lahtimurtavad relvad peavad olema lahtimurtud ja laadimata. Ja sellised relvad, mida konstruktsiooni tõttu ei saa lahti murda, peaksid olema avatud lukuga, laadimata ja kindlasti kaitseriivis. Avatud lukk näitab siin selgelt, et relv on laadimata ja ohutu. Lasketiirus laskmine toimub üldiselt treeneri instruktori juhendamisel ja tuleb selgelt jälgida instruktori korraldusi. Instruktor peab andma laskurile selgeid ja arusaadavaid korraldusi laadida, seeria algus, tuld, et oleks aru saada, millal võib relva laadida ja suunata lendmärkide poole. Oluline on ka see, et laskur mitte kunagi ei suunaks relva väljaspool märkide lennuala. Ehk siis selleks on teatud ohutuspuurid, mis tegelikult iseendast juba takistavad relva suunamist külje suunas. Aga laskur peaks siis alati meeles pidama, et laaditud relvaga ei tohi laskekohal ümber keerata ega kuskile mujale sihtida, vaid relv tuleb hoida rauasuudmega alati märkide lennuala suunas. Tehnilisest poolest veel, et kindlasti tuleks kasutada kuulmiskaitseid. Võistlustel on ka kohustuslikud kaitseprillid, aga treeninglaskmisel kaitseprillid kohustuslikud ei ole. Relvadega praktilise ümberkäimise poolest, et relv oleks laskurile tuttav. Ta ei oleks ülemäära pikk ega ülemäära lühike, sõrm ulatuks vabalt päästikule, et võimalikult valida endale käepärasem relv, kui on võimalik valida, et laskuri sõrm võiks siis vabalt ulatada päästikule. Et kui laskuri sõrm vabalt päästikule ei ulatu, siis on ilmselt relv kas liiga lühike või liiga pikk. Relva lae kõrgus sobiks laskurile. Et kui relv on tõmmatud laskeasendisse, et läheks kirpu üle lati ja hästi natukene võib ka latt pealt näha olla. Päris jahis laskmisel ei ole see lati pealt nägemine oluline, aga sportlikul laskmisel lastakse kindlasti niimoodi, et sihtlatt on veidi pealt nähtav. Nüüd, praktiline laskeasend sileraudsest püssist laskmisel on selline, mis võimaldab dünaamilisi liigutusi. Ehk siis haavlipüssist laskmine on alati dünaamiline harjutus. Ja dünaamiline harjutus eeldab seda, et laskur peaks saama oma keha pöörata sujuvalt ja liigutada erinevates suundades. Ja selleks tuleks jalad asetada natuke kitsamalt kui õlgade laius, relv tõmmata tugevasti kehasse, samuti tugevasti nägu suruda vastu laadi, mõlemad silmad on alati laskmise juures avatud, parem käsi pigistab korralikult, tõmbab püssi jõuliselt kehasse, mõlemad silmad on lahti ja soovitatakse ka kohe algul kasutada tõstet, ehk siis mitte lasta püss palges asendis, vaid märgi välja lennu ajal tõsta püss sujuvalt laskeasendisse. Sest sellisel juhul, kui sujuvalt tõste toimub, hakkab laskuri keha ka liikuma märgi lennu suunas, mis on väga oluline. Ja olulised märksõnad, mida peaks jälgima sileraudsest püssist laskmisel, on liikumise sujuvus, viimistletus, visuaalne kontakt märgiga, märgile järgi jõudmine mööda trajektoori liikumine, kirbuga märgile kontakti saamine ja siis sujuv üleminek märgist ja tulistamine. Pärast lasku võiks keha veel natuke sujuvalt edasi liikuda ja kirp hoida veel märgi lennu trajektoori kõrgusel. Et kuigi sileraudse püssi laskmisel juures väga palju aega ei ole, et märk lendab mõned sekundid, siiski on laskur võimeline ka selle mõne sekundi jooksul tegema kiire, täpse ja sujuva liigutuse ja rahulikult märki tabama.
ja muidugi aitab ka treeneri instruktori nõustamine, kui jääb ebaselgeks, kuidas seda märki oleks võimalik tabada, mis selleks tuleks teha, siis eelnevalt instruktor alati selgitab, mida selle märgi tabamiseks laskur peab tegema. Relvade valikust. Väga paljud jahimehed kasutavad kaheraudsed lahtimurdavaid püsse. Et need lahtimurdavad relvad ongi meil enam levinud relvad. Vähem levinud on meil poolautomaatsed sileraudsed relvad. Aga poolautomaatsed relvad iseendast on veidi kergemad ja veidi pehme tagasilöögiga. Et nad sobivad hästi noortele, algajatele ja ka naistele. Et tänapäeva poolautomaatsed relvad on väga töökindlad, et seda ei maksa nüüd karta, et nendega oleks kehvem tulistada kui lahtimurdavate puhul. Enam levinud sileraudse relva liik on siis kaheraudne vertikaalsete raudadega lahtimurtav. Seda on lihtne käsitseda. Ta on visuaalselt väga hästi nähtav, kui ta on lahti murtud, kas ta on laadimata või laetud. Et väga hästi on ohutus tagatud kaheraudsete püssidega. Paneme laskeraja valmis ja laseme mõned lendavad märgid. Teeme tõstet ja räägime, kuidas selle märgi tabamine käib. Näitame, kuidas toimub poolautomaatse relva laadimine. Lukk on lahti, relv on kaitseriivis. Võtame ühe padruni, keerame selle relva veidi külje peale ja lihtsalt viskame esimese padruni siia padrunipesa ette ja vajutame pöidlaga nuppu. Nii, lukk liigub tagant ette, relv on laetud, vinnastatud, laske valmis ja kaitseriivis. Ja vahetult siis enne märgi küsimust vabastame relva kaitseriivist. Ja tühjaks laadimine käib siis tagurpidi. Tõmbame luku lahti ja kui rohkem enam padronipesas ei ole ega salves, jääbki lukk tagaasendisse. Ja visuaalselt on väga hea vaadata, et relv on ohutu ja laadimata. Kaheraudse lahtimurtava relva laadimine toimub väga lihtsalt. Relv tuleb lingist lahti murda ja padrun tuleb panna padrunipesasse. Relv tuleb sujuvalt kokku murda, vabastada kaitseriivist ja relv on laetud, laske valmis. Tühjaks laadimine käib siis jälle niimoodi, et relv lahti murda, padrun välja võtta padrunipesast. Relv on tühjaks laetud, ohutu. Laadime relva ühe padruniga, vabastame kaitseriivist, võtame sisse lähteasendi, kirp on enam-vähem selle koha peal, kuhu märk ilmub ehk trajektoori peal, teeme proovi tõste, sõrm on tugevasti päästikul, küsime märki, anna. Tõste lõpus peab laskur tõmbama püssi tugevasti kehasse. Ja kui püss on tugevasti kehasse, siis ülejäänud püssi suunamine märgi peale toimub keha liikumise abil. Võtame kaheraudse püssi, laadime ära, võtame laskeasendi sisse, sõrm on tugevasti päästikul, kirp on õigel kõrgusel, küsime märki, anna. Ja pärast lasku väike lõpuviimistus, et kuhugi kiiret ei ole. Võtame poolautomaatse relva, laadime ära, vabastame kaitseriivist, võtame laskeasendi sisse, küsime märki, anna. Panen relva uuesti kaitseriivi, võtame kaheraudse relva, laadime ära, küsime märki, anna. Nüüd ülimalt oluline oleks ka laskuril hakata kehaga liikuma siis, kui märk lendab külje suunas. Ehk siis praegu me lasime sellist märki, mis lendab otse meist eemale, aga nüüd võtame sellise märgi, mis lendab külje suunas. Võtame ühe dünaamilise märgi ka, kus laskuril kindlasti on kohustus ennast liikuma panna.
mööda märgi trajektoori. Anna. Ehk siis siin on oluline liigutuste sujuvus, märgiga visuaalne kontakt, tõste täpsus, pärast tõstet tuleb püss tugevasti kehasse. Kehaga liigutakse rahulikult märgist üle, vajutatakse sujuvalt päästikule, pärast lasku liigutakse veel lõpuviimistluses edasi. Veidi raskem on lasta paaris märke. Ehk siis seda tuleb jahiolukorras ka kindlasti ette, et meil on korraga mitu lindu õhus. Pärast esimest lasku tõuseb veel teine lind. Et laseme nüüd sellise paaris märgi, kus algul me laseme F-i ja pärast lasku laseme B. Et siin peab laskur keskenduma ka sellele, mida ta teeb pärast esimest lasku. Nii et asend paika, esimene märk lendab otse eemale, teine märk lendab üles, ehk siis pärast lasku tuleb laskuril viia pilk üles ja leida kontakt teise märgiga, liikuda tagant peale, sujuvalt ette, tulistada teist märki ka. Nii. Anna. Kui laskur on hästi keskendunud ja ta teab, mida tuleb teha ja ta läheb rahulikult tegema oma plaani, mida ta on enne välja mõelnud, siis on laskmine tegelikult palju lihtsam. Jahiolukordades paraku tuleb improviseerida, sest me ei tea kunagi, kus kohast see lind tõuseb või mis suunas ta lendama kavatseb hakata. Aga kuna tiirudes on kõik märkide lennud tegelikult imiteerivad ka reaalselt jahilindude lendu, siis kuldreegel on see, et väga head jahimehed tuleks ka enne hooaega tiiru ja harjutaks, laseks mõnisada märki, pärast seda on juba reaalses jahisituatsioonis oluliselt kergem ja lihtsam. Kuna kõik need nurgad, kõik liikumised, püssi tõstmine, sihtimine, vedamine, märgi kontakti leidmine, kõik on tiirus läbi harjutatud. Ja siis tuleb jahiolukorras praaki palju vähem.